Tere õhtust kõigile, mina olen Diana Paudel, kellega me veel ei ole tuttavad, kuigi enamikega me oleme juba tuttavad, osad on siin käinud iga kuu kohal juba, mis on nii lahe. Esiteks ma teen täna reklaami, et Sinilille kampaania on käimas, naiskodukaitsjad teavad seda kohe kindlasti, aga aga need, kes ei ole naiskodukaitsjad, ma tean, et siin on meil õpetajaid, erineva valdkondade esindajaid, siis minge ja otsige endale mõni sinilill, et see on Naiskodukaitse veab seda kampaaniat ja eesmärk ongi aidata Kaitseliidu ja Kaitseväe veteranidele koguda neid annetusi. Nii, aga Anna-Liisa, proovime nüüd see, et ma ütleks tere ja sina võtad unmute ära. Ma annan selgituse ka, et meil on täna väikesed tehnilised probleemid, kuna tegelikult Zoom ei ole parim lahendus ja PPA on Zoomi üsna karmilt Zoomi rakenduse ära keelanud. Aga kuna paremat meil ka ei ole, siis Anna-Liisa lihtsalt peab täna kuidagi hakkama saama, et tere Anna-Liisa ja nii. Ja teema on küberpettused. Slaide juba näete, et kommenteerige kohe chati ka, kui miski ei tundu loogiline. Nii. Nii. No nii, tervist minu poolt ka. Lõpuks töötab. Et mõningad tehnilised viperused võivad olla, jah. Et seetõttu ma eelistan ka alati inimestega näost näkku kohtuda, aga ei ole hullu. Ma arvan, et küll me hakkama saame. Mina olen siis Ida-Harju politseijaoskonna veebipolitseinik. Anna-Liisa Kreitsmann on mu nimi. Ja tegelikult ma kohe mainin ka alguses ära seda, et nagu te teate, siis täna on võimalik siis inimestel pöörduda ise alati veebipolitseiniku poole erinevates küsimustes. Meil on 2 kanalit, mille kaudu seda üldiselt inimesed teha saavad. Üks on siis meil Facebooki kontod, et Facebooki Messengeri saab kirjutada igal ajal ja samamoodi siis saates siis e-kirja meie siis meiliaadressile. Et kõik meie kontaktid on guugeldades leitavad. Lihtsalt kui te guugeldate kas või veebipolitseinike kontaktid, siis leiategi sealt sellise pika nimekirja. Meil on Eestis üle 10 veebipolitseiniku ja te leiate täpselt siis enda piirkonnale vastava veebipolitseiniku kontaktid. Et töökoormuse ja tööjaotuse mõttes siis on mõistlik igatahes pöörduda oma piirkonna veebipolitseiniku poole. Ja ka juba võib-olla sellest tulenevalt, et kes siis teab võib-olla enda jaoskonna erisusi ja menetluslikke üksikasju, ja pluss veel alati on ikkagi enda piirkonna veebipolitseinikul hea koheselt konsulteerida, kas siis enda jaoskonna uurijatega või enda piirkonna politseinikega. Et alati ju võib-olla ei oskagi meie otseselt mingisugust kas nõu või abi anda, vaid me ka teinekord suuname inimese siis kas õige asutuse poole või siis juba kohe otse avaldama. Et kui me räägime siin üldse näiteks kelmusest, mingisugusest pettusest, kus inimesel on ikkagi rahaline kahju juba tekkinud, siis mõistlik on ikkagi koheselt see avaldus ka siis politseile teele panna. Seda, kas siis ühe või teise avalduse alusel üldse politsei menetlust alustab, see oleneb väga paljudest asjaoludest. Ma usun, et kindlasti võib-olla mõni teist, kes on kunagi pettuse ohvriks langenud ja politseisse avalduse teinud, et võib olla kokku puutunud nii sellega, et politsei on alustanud menetluse, võib olla kokku puutunud olukorraga, kus politsei ongi teinud võib-olla mitte alustamise kohta teatise inimesele. Et see tõesti kõik oleneb igasugustest asjaoludest ja ka väga paljuski sellest, kas me räägime siin üldse Eesti veebilehest või me räägime välisriigi veebilehest. Näiteks meie tarbija kaitse siis õigused ei laiene välisriigi veebilehtedele. Samamoodi ei ole üldiselt võimalik meil ka teha RIA-ga
selles osas siis koostööd, et nad saaksid sulgeda mingisugused välismaised petturlikud veebilehed. Nad saavad küll selle info edasi anda ja nad teevad ka seda kindlasti alati, aga lihtsalt jah, neil endal ei ole alati võimalik neid sulgeda. Et siin lihtsalt muud ei ole soovitada, kui et ikkagi jah, see avaldus ära teha ja vastavalt sellele, mis otsus siis tuleb, ka siis edasi talitada. Alati võib loomulikult veebipolitseinikuga nõu pidada, sellepärast et avaldused kirjutamine, selle läbivaatamine, esmaste menetlustoimingute tegemine võtab alati aega. Ja kui me räägime siin näiteks armukelmusest, siis teinekord on need esmased nõuanded, mis tulevad siis kas siis veebipolitseinikult või kas või kui inimene helistab numbrile 112 ja tal juba seal antakse esmased juhised võib-olla, aitavad ikkagi juba väga paljuski kaasa, et ei tekiks veel suuremat rahalist kahju või ei juhtuks midagi siis hullemat. Aga nendest asjadest me räägime ka. Nii. Te praegu näete siin 2 skeemi, et põhimõtteliselt lühidalt öeldes saab öelda seda, et mida rohkem on erinevaid veebikeskkondi, mida rohkem on kasutajaid nendes veebikeskkondades, seda rohkem on ka kindlasti kelme, kes siis üritavad pettusi veebikeskkonnas toime panna. Seda suurem, ütleme, et võimalike kuriteoohvrite arv siis ka on. Et me ei saa täna öelda, ka kui me vaatame Eesti statistikat, siis me ei saa öelda täna seda, et nüüd pettuse ohvriks langevad ära või pettuse ohvriks siis langevad ainult, ma ei tea, toome näiteks siis vene keelt kõnelevad inimesed seal vanuses näiteks 35. Et ei ole. Et täna me ikkagi näeme, et vahet ei ole, mis on sinu haridustase või haritustase, vahet ei ole, mis keelt sa kõneled, ma ei tea, kui teadlik sa, ütleme niimoodi, et internetimaailmast oled, et tegelikult tänases olukorras meil võib kelmuse ohvriks langeda igaüks meist. Ja ilma nagu naljatlemata, siis minu enda tutvusringkonnas, meie enda politseis, meie enda kolleegid on langenud samamoodi kelmuse ohvriks. Kuigi me ju tegelikult väga palju, me teame neid erinevaid skeeme, me oleme neist kuulnud, me oleme neid näinud nii sotsiaalmeedias, näinud meedias, lugenud nende kohta artikleid, kuulnud uudistest. Aga see, mis põhjustel need inimesed siis kelmuse ohvriks langevad, neid põhjuseid võib olla väga-väga erinevaid. Et ühe näitena ma võin tegelikult olukorra siis, kus ma olin just teinud ühel päeval siis sotsiaalmeediasse postituse. Ma olin jaganud seda väga paljudesse kogukonnagruppidesse enda piirkonnas. See oli siis, jutt oli seal siis ühest levivast pettuskeemist, mis oli siis seotud sellega, et kelmid helistavad inimestele ja räägivad siis vene keeles. Ja minu eesmärk oli siis ka inimesi nagu teadlikuks teha sellest, et näete, et tulevad sellised kõned ja et kui teiega ikkagi vene keeles suheldakse, te olete täiesti eesti keelt kõnelev inimene, siis palun ärge suhelge kelmiga vene keeles, ärge üldsegi laskuge temaga mingisuguses vestlusesse, et katkestage see kõne koheselt. Ja see inimene oli näinud, kusjuures just eelmine päev sotsiaalmeedias postitust või tegelikult sama päev siis, sest kelmi poolt see kõne tuli tal õhtul. Ja ta võttis selle vastu, ta klikkis kelmi poolt saadetud lingile, mille kaudu tal siis
Kelm sai siis juurdepääsu tema pangakontole, tehti ülekanne ja mis nüüd läks tema õnneks, oli see, et vedas, et mul hommikul esimese asjana tõesti oli nagu aega vaadata tema pöördumist ja vastata talle ja anda need esmased juhised, et palun võtta ühendust enda kodupangaga, et äkki õnnestub see makse tagasi kutsuda ja see tal tõesti õnnestus. Ja pärast ta veel andis mulle tagasiside ka, et tal tõesti õnnestus see. Ja sellisel puhul, kus ongi see makse on tagasi kutsutud ja seda lõplikku rahalist kahju ei ole tekkinud, siis ka avaldust ei ole politseile mõtet nagu teha. Et mitte mingisugust süüdeo menetlust siin sellisel puhul ei alustata. Temal läks õnneks, aga teinekord ei pruugi nii õnneks minna. Ja ma veel küsisin ka ta käest, ta ise veel tegelikult telefonis ütles, et ta tegelikult oli mu postitust näinud just eelmine päev sotsiaalmeedias, aga kui see kõne siis Kelmilt tuli, ta tegi samal ajal süüa, laps nutis tal kõrval, lapsel olid oma vajadused, mis olid täitmata ja tegelikult ta täiesti nagu, kuna ta tegeles nagu multifunktsionaalselt mitme asjaga, siis lihtsalt ta ei mõelnud enam siis adekvaatselt ja tegi selle ja klikkis siis lingile ja nii see raha nagu läinud oli. Ja tegelikult oligi tegemist täiesti haritud inimesega, ta oli täiesti teadlik erinevatest petuskeemidest, mis näitabki tegelikult ära ka seda, ja see on lihtsalt üks näide, et tegelikult neid näiteid on väga palju, mis näitab ära seda, et kelmuse ohvriks võib langeda meist igaüks. Kui me teeme asju nii, nagu me oleme harjunud internetis tegema, hästi kiirelt, mõtlemata siis, kuhu me klikime, kes see inimene on, kes meile kirjutab, kas see on üldse loogiline SMS, mis tuleb. Et mõned näited ma teile siis ka täna siia ette toon, mis natukene aitavad siis visualiseerida seda, et milliseid erinevaid õngitsusi üht või teist viisi siis inimestele siis tuleb. Et mõni võib-olla teist on nendega igapäevaselt kokku puutunud, kaasa arvatud ma ise. Võib-olla mõni näeb mõnda sellist õngitsust esimest korda, aga õngitsused on ainult see üks osa erinevatest veebis aset leidvatest pettustest. Et nagu te näete, siis tegelikult ju iga 60 sekundi jooksul tehakse näiteks 510 000 kommentaari Facebooki. See on meeletult suur arv, mis tähendab seda, et tegelikult kõik see 510 000 inimest on võimalikud potentsiaalsed kelmuse ohvrid tegelikult. Aga kui me räägime sellest, et mis asi on üldse küberkuritegevus, siis see on lühidalt siis öeldes igasugune tegevus, millest siis arvuti või arvutivõrk on siis kuriteo vahend, sihtmärk või siis toimepanemise koht. Ja tõesti selleks siis kuriteo toimepanemise vahendiks või ka siis sihtmärgiks võib olla nii arvuti kui ka ükskõik mis muu seade, ma ei tea, nutitelefon, tääb, mis iganes veel. Ja küberkuritegu on siis kuritegu, mis on siis üldiselt toime pandud interneti vahendusel. Kui me aga räägime sellest, et milline on see tänapäeva kelm, et ütleme niimoodi, et kui te seda pilti võib-olla vaatate, siis mõtlete võib-olla, et tegemist on sellise ülimalt haritud inimesega, et see võib olla nii ja võib olla naa, et tegelikult kelm on üsnagi tavaline inimene, nagu me kõik, ainult et tal võib-olla on siis mingisugused spetsiifilisemad IT-alased teadmised või on ta siis nii-öelda edasi arenenud internetikasutaja. Jah, ta võib olla täiesti õppinud IT-d kusagil ülikoolis, aga ta võib olla ka täiesti omandanud mingisugused teadmised juba üsna väiksest peale, tundes siis huvi erinevate häkkimissüsteemide vastu, erinevate
pettuste vastu, kuidas kontosid üle võtta, et ka tegelikult meil on kokkupuude erinevate noortega, kes katsetavad ka selliseid asju, et koolid aeg-ajalt ikka pöörduvad selliste muredega ka politsei poole. Et siin ongi hästi oluline see, et mida varem me sellistest inimestest ja üldse lastest ka teada saame, seda suurem võimalus on meil pigem panna nad enda kasuks, mitte enda ja riigi kahjuks siis tööle. Et pigem just märgata ära, et kui lapsel ongi sellised erinevad huvid ja tegelikult väga laialdased teadmised, et siis pigem suunata teda õigesse kohta nendega, et meil on ju täna on IT-alaste teadmistega inimesi vägagi vaja erinevates asutustes ja üldse riigina. Ja ma usun, et nad saavad oma teadmisi väga hästi nendes asutustes siis ja üldse selles valdkonnas ka rakendada. Et muidugi tänapäeval on Kelmil põhiliselt ikkagi ainult üks eesmärk, toimetada siis veebikeskkonnas selliselt, et ta politseile vahele ei jää. Ehk siis, et tõesti politsei temani ei jõuaks. Ja kui me räägime tegelikult kõikidest nendest erinevatest telefonikelmidest ja veebipetturitest, siis enamik neist on ikkagi väga väiksed mutrid kogu suures kuritegelikus võrgustikus. Ja ega meie politseiga tegelikult koostöös teiste riikide politseiga teeb päris head koostööd, et ikka aeg-ajalt on saadud siis ka kinni võtta erinevate kõnekeskuste kurjategijaid, kes siis teevadki neid telefonikõnesid inimestele. Et nemad ju tegelikult, see raha kõik, mis teenitakse, et ega see ei lähe nende rahakottidesse. Ütleme, et see on umbes sama hea kui inimene, kes käib igapäevaselt kusagil tööl ja ta teenib oma kuupalka, võib-olla seal, no toome näite siis paar tuhat eurot, aga tegelikult ju need kasud, siis, mis teenitakse siis nende skeemidega on miljonites, triljonites, et juba ainuüksi Eestiski on kahju mõne kuuga siin juba mitu miljonit, ja me räägime ainuüksi Eestist, et siin on väga palju teisi riike, kellel on samamoodi need kahjud siis väga-väga suured. Et jah, selles mõttes kuritegelikud organisatsioonid on väga suured ja isegi kui võib-olla mingi osa neist menetluste käigus ka saadakse kätte, siis ega arvata võib, et seda täielikult maamuna pealt ära kaotada on täna suhteliselt sinisilmne lootus siis mõelda nii. Aga loomulikult politsei selle nimel ikkagi igapäevaselt koostööd erinevate riikidega teeb ja eks uurimine ja kõik erinevate tõendite kogumine, et see on aeganõudev protsess ja see on väga keeruline ja tegelikkuses ka need menetlused on hästi keerulised. Et arvata, et tehakse ära siis politseile avaldus ja mõne kuu jooksul tuleb juba vastused, mis sellest menetlusest on saanud või kes on see kurjategija või kas on kätte saadud, et seda nagu tegelikult loota ei tasu, et need menetlused võtavad ikkagi päris kaua aega. Kui me räägime erinevatest murekohtadest nende kelmustega, siis üks ongi kindlasti see, et inimestel on sõltuvus tehnoloogiast, et on ju ka juba lastel koolis ja mõnel isegi juba lasteaia siis ajal tekkinud nutisõltuvus. Inimesed ei oska nautida elu enam selles mõttes ilma seadmeta, see on meie nagu tänapäeva normaalsus. Ja fakt on ka see, et ega internet järjest enam siis asendab siis normaalselt sellist näost näkku suhtlust ja
pigem on siis see, et internet ja seadmed ise siis kontrollivad inimest, mitte ka inimene ei kontrolli enam niivõrd hästi neid. Kindlasti ka see, et see info liikumine, kättesaadavus ja usaldusväärsus, et info liikumine on ju väga kiire, mõne kliki kaugusel lastakse näiteks üks õngitsuskiri lendu kelmide poolt, see jõuab, ma ei tea, sadade tuhandete inimeste postkastides automaatselt, suvaliselt genereeritult, kelle postkastide just kukub, et selles mõttes jah, et asjad liiguvad kiirelt ja ega täna on ka inimeste enda võib-olla mure see, et inimesed ise tihtipeale võib-olla ei viitsi alati seda teabe ja allika õigsust kontrollida, et kui nad midagi näevad, siis seda nad ka usuvad. Ka enda tööst tulenevalt ma võin ka öelda, et päris tihti ikkagi puutun kokku sellega, et keegi on näiteks midagi sotsiaalmeedias avaldanud ja väga suur osa inimesi seda ka usub, mitte keegi tegelikult ei mõtle sellele, et kas see info ka päriselt tõele vastab. Et kas päriselt on selline asi juhtunud, kas päriselt on, ma ei tea, politsei näiteks teadlik üldse juhtunust, et igaüks meist võib ju infot avaldada. Ja see on vaid mõne kliki kaugusel ja väga kiirelt võib see info nagu levida. Et ja väga suures osas on see tegelikult ju kontrollimata. Et see on kindlasti üks murekoht ja loomulikult ka siis see, et üldse on võimalus kelmidel ja erinevatel küberpättidel internetis nii hästi toimetada. Et kuna see kelmus on globaalne ülemaailmne kuritegevuse tüüp, siis kui see kelm ka teises riigis asub, siis teda on üsna keeruline meie seadusest tulenevalt üldse tabada, temani jõuda, teda vastutusele võtta toime pandud kuriteo eest. Kuna eri riikide vahel kehtivad erinevad seadused ja ainult rahvusvahelise koostöö raames on üldse võimalik need küberpätid siis vastutusele võtta. Et me ju teame, et meil on riike, kes meiega nii hästi koostööd ei tee, et erinevad kommunistlikud riigid. Ja on tõesti selles mõttes, et teatud platvormid, kust ongi väga raske üldse mingisugust sisu maha saada, üleüldse midagi raporteerida ja üleüldse ka menetlustes andmeid kätte saada, et siin võibki näitena tuua, et Telegram on näiteks üks neist äppidest, mida ma üleüldse ei soovita endale seadmesse alla laadida, rääkimata siis seal mingisuguse info usaldusväärsusest. Aga kui me räägime kelmustest, siis kelmusel on erinevad liigid ja erinevad vormid. Ajaga leiutatakse kogu aeg uusi juurde. Seega teadlikult me peamegi olema tegelikult igapäevaselt järjest enam ettevaatlikumad ja seda just internetis. Et hästi oluline on järgida siis kõige tavalisemaid turvalise internetis käitumisjuhiseid ja kust te seda infot leiate, on siis targalt internetis kodulehelt. Et sealt ma kindlasti soovitan teil infot lugeda, et nii lapsevanemana, nii, ma ei tea, õpetajana, lapsega koos vaadata seal, et tegelikult kõik need kõige lihtsamad käitumisjuhised, mida internetis teha, mida mitte, kuidas millestki raporteerida, mida üldse ühes või teises keskkonnas saab teha ja mis vanusele see mõeldud on. Et kõik need on tegelikult seal targaltinternetis.ee veebilehel välja toodud. Ja tegelikult ongi lapsevanematel kindlasti kohustus anda see teadmine edasi ka oma lastele, et lapsevanemana
laste kasvatamine kuulub meie kõigi ja ka teie kohustuste hulka, kaasa arvatud tegelikult see, mida internetis siis teha, mida mitte. Et ega jah, tänapäeval paljud lapsed on võib-olla veebi osas targemad kui täiskasvanud, aga see ongi, ma ütleks, et üks hea koht, kus õppida kõike seda koos oma lapsega. Et avastada seda veebimaailma koos lapsega ja uskuge mind, et saate ise targemaks, saavad lapsed targemaks ja koos siis kasvatate ka omavahel seda usalduslikku suhet. Et kindlasti jah, need teadmised, mida ka sealt veebileheküljelt saate ja mida täna ka siit kuulate, et igatahes soovitan edasi anda ka oma tuttavatele, lähedastele ja pereliikmetele. Kui me räägime näiteks sellest, et kui palju või kui suur oli see kahju, siis eelmisel aastal, see on siis 2023, petsid siis kurjategijad inimestelt välja ligi 8,3 miljonit eurot Eestis. Et see on meeletu hulk siis raha ja kahju, mis siis Eesti inimestele kelmid tekitasid. Mul endal on tegelikult selline tunne, et kohati, et mida rohkem me nagu inimesi teavitame, vahel on tõesti selline tunne, et see kahju ainult nagu kasvab kuust kuusse, aastast aastasse. Ometi teeme nagu seda teavitustööd nii palju, aga eks ongi see, et need kelmid mõtlevad järjest uusi mooduseid välja ja ega me suhteliselt nagu jookseme nendega võidu, et kumb nüüd ette jõuab oma tegevusega. Aga kui me räägime erinevatest kelmuse liikidest, siis ühed on siis erinevad kõned, telefonikõned. Küll helistatakse justkui nagu panga nimelt, küll helistatakse justkui nagu politseiametnike nimelt, on helistatud veebipolitseinike nimelt, politseijaoskonna, juhtide nimelt. Teinekord on väidetud, et helistab näiteks, et tervist, et helistame teile, Microsofti kasutajatoest või Smart-ID kasutajatugi helistab nüüd. Neid legende siis, mida seal siis kõnes räägitakse, neid on väga-väga erinevaid. Et küll öeldakse, et te olete nüüd, kaasatud salaoperatsiooni ja et küberkurjategijad siis tabada. Palun laadige oma telefoni näiteks Anydesk programm alla või klikkige sellel lingil või andke oma PIN-kood, et PIN 1 ja PIN 2, et me saaksime, aidata siis kas pätid vahele võtta või teha kõik selleks, et teie kontolt pätid raha ära ei võtaks. Neid legende on hästi-hästi erinevaid ja ma ei tea, kas te olete nagu nüüd viimased nädalad kuulnud, aga praegu siis on näiteks väga aktiivselt levimas siis selline kõnesisu, et samamoodi, et helistavad kelmid, esitlevad siis ennast kas siis politseiametnikena, pangatöötajana või mingisuguse kullerfirmana, siis näiteks TPD või Omniva. Ja samamoodi öeldakse, et palun, et võtke nüüd kõik sularaha ruttu välja ja pange see siis pakiautomaati. Et muidu pätid võtavad teilt kontolt raha ära. Et selline, kui nagu loogiliselt peaks mõtlema, siis kuidagi inimesed ei mõtle sellele, et tegelikult see raha, mida te ju pangaautomaadist välja võtate, et see ei võeta teil otse mingisuguselt kontolt. Et see võetaksegi ju automaadist välja. Ja mitte kuidagi moodi ei saa olla turvaline panna siis sularaha pakiautomaati.
ja arvata siis, et see nüüd peaks jõudma kas politsei kätte või panka, et noh, mitte kuidagimoodi see nagu ei kõla loogiliselt, et aga miks inimesed seda teevad, mida nad tol hetkel mõtlevad, et noh, raske on öelda, kas nad tõesti ei ole siis nagu kuulnud nendest erinevatest pettuskeemidest või täpselt samamoodi, et teevad seda lihtsalt tehes mitut asja korraga, mõtlemata üldse nagu jutu loogilisusele. Kõige hullem on veel see, et seda teevad eesti keelt kõnelevad inimesed ja neile helistatakse justkui siis politsei nimel või panga nimel või siis selle kullerfirma nimel vene keeles. Ja see inimene rääkimata ise siis üldsegi oma emakeelena vene keelt, üritab siis temaga vene keeles suhelda ja teha siis kõik, mida see kelm siis telefonis räägib. Noh, loomulikult kelmide eesmärk ongi ju raha kätte saada. Kelmid üldiselt on väga head manipulaatorid. Nad lihtsalt oskavad sinuga suhelda nii, et sa nagu jäädki neid kuulama, sa jäädki neid uskuma ja sa teedki mis iganes. Et mis on nagu minu soovitus ikkagi, on see, et number 1, kui teile ikkagi helistab keegi ja hakkab teiega rääkima vene keeles, siis katkestage see kõne lihtsalt koheselt. Kui teil ei ole teie emakeel, vene keel, rääkimata sellest, et kui väidetakse siis telefonikõnes, et helistatakse politseist või pangast või helistab Omniva või TPD, siis siin on ikkagi juttu nagu politseiametnikest, kes peavad oskama eesti keelt. Siin on juttu ju asutustest, kelle töötajad peavad oskama eesti keelt ja miks nad peaksid helistama inimesele rääkima inimesega vene keeles. Kui teie emakeel on eesti keel, kui teil on täiesti eesti nimi isegi, et noh, sellistele asjadele alati tuleb mõelda ja minu soov on ikkagi see, et ikkagi koheselt see kõne katkestada. Lihtsalt katkestate kõik. Et ei hakka üldsegi nagu midagi kuulama, vabandama, mitte midagi. Et mida kauemaks te sinna kõnesse jääte, seda suurem tõenäosus on, et ikkagi teid kõne käigus siis suudetakse siis niimoodi teiega manipuleerida, et te ikkagi mingisuguse toiminguga ära teete, midagi siis usute kuulama, jääte kuhugi, klikite, et kindlasti on see igatahes minu nagu palve. Teine asi, mida alati meelde jätta, on see, et PIN 2, kui me räägime Smart-ID PIN 2-st, mobiil-ID PIN 2-st, ma ei tea, digitaalallkirjastades samamoodi ju digitaalse allkirja te panete ju PIN 2 koodiga. Ehk siis see PIN 2 võrdub teie allkirjaga. Ja mõelge nüüd natukene loogiliselt, kas te olete nõus allkirjastama mingisugust lepingut, mida te mitte kunagi ei ole näinud oma elus. Et palun ärge tehke seda ka kõnes. Et jah, selline nagu võib-olla asi, mida meelde jätta. Ja on küsitud ka seda, et kas kelmid teevadki eestikeelseid kõnesid. Et jah, on tehtud ka eesti keeles. Siin lihtsalt muud head soovitust mul ei ole teile anda, et kui tõesti, ma ei tea, see number tuleb näiteks välismaa numbrilt ja see on eesti keeles, siis on see kahtlane kindlasti. Välismaa numbreid, kui te just tõesti kusagil välismaalt kõne ei oota, ma ei soovitaks üldse vastu võtta, sest et need üldiselt on kelmide poolt tehtud kõned. Loomulikult jah, kelmid genereerivad numbreid. Väga paljud inimesed, kusjuures ei ole nagu aru saanud, et mida see nagu tähendab või ei olegi nagu sellest kuidagi kuulnud, aga tegelikult on sellest juba räägitud mitu aastat nii meedias kui sotsiaalmeedias, igal pool meie oleme seda rääkinud, et see number, mis justkui teile Eesti suunakoodiga number, mis on teile justkui nagu kuvatud, kui kelmid teile helistavad,
ei ole tegelikult paljudel juhtudel see number, kus tegelikult see kõne tuleb. Et see kõne tuleb hoopis mujalt numbrilt, lihtsalt teile telefon genereerib ta sellise numbrina. Ja siin on ka inimesed teinekord teavitanud, et mulle helistab keegi, ütleb, et mina olen talle helistanud, et mina olen Kelm, kuigi mina ei ole talle helistanud. See olukord juhtubki tavaliselt siis, kui teile siis näiteks helistab Kelm ja te hakkate hiljem mõtet, et helistate siis sellele numbrile tagasi, aga tegelikult võtab siis vastu selle numbri tegelik omanik, kes ei tea sellest kõnest mitte midagi. Ja tõesti, ta ei teagi sellest mitte midagi, sellepärast et see kõne ennist just Kelmi poolt ei tulnud tegelikult sellelt numbrilt, vaid tuli siis genereeritud numbrilt. Ehk siis üldiselt nende numbrite blokeerimine ei ole kasuks. Jah, kui me räägime võib-olla mingitest välismaa numbritest, neid võib blokeerida, aga tegelikult suures pildis kasu neist ei ole. See, et teenusepakkujad ei suuda kuidagi teha nii, et selliseid kõnesid üldse sisse ei tuleks, et me ei saa seda kommenteerida, miks see nii on, kuidas ei ole võimalik sellele lahendust leida, et siinkohal jah, meie politseina ei saa seda vastust anda. Võib-olla kunagi on see võimalik, täna igatahes mitte. Täna ei ole sellele head lahendust. Täna ongi hea lahendus see, et te olete lihtsalt ise teadlikumad, hästi ettevaatlikud, muus keeles ei proovi hakata purssima pättidega. Ja kui on vähegi kahtlus või jääb selline tunne, et issand, aga äkki see on tõesti politsei, kes mulle helistas või äkki tõesti pank helistas, siis aga kahtlete ikkagi, et mingisugune selline kahtlus on sees, siis pigem alati katkestage see kõne, guugeldage, otsige see kodupanga üldnumber või politsei, helistage kas või 112 või kirjutage veebipolitseinikule ja küsige üle, et kas see asutus või kas see politseiametnik tegi sellise kõne ja igatahes on see palju parem ja raha jääb teie pangakontole alles. Kui see, et midagi kiiruga teete, kuigi tegelikult on teil juba mingisugune kahtlus sees. Et jah, loomulikult, kui nüüd see ülekanne on juba ära tehtud, kui teie pangakontolt on juba see summa maha läinud ja te siis näiteks hakkate kahtlema, või saategi aru, et oi, et nüüd läks küll nihu, et see ikkagi oli Kelm, kellele ma oma PIN 2 andsin ja nüüd on pangakontolt see raha maha läinud, siis number 1 on alati see, et võtke kiirelt kõne oma kodupanka, võib-olla õnnestub see makse veel tagasi kutsuda. Ja kui see makse õnnestub tagasi kutsuda, siis tegelikkuses rohkemat teha ei olegi vaja. Kui me räägime sellest, et te olete andnud oma Smart-ID PIN-koodid, siis nende PIN-koodide siis vahetamine aitab koheselt. Kui me räägime sellest, et on võib-olla kusagilt sotsiaalmeedias või olete saatnud siis Kelmile oma dokumendist foto, siis aitab siis kindlasti see, et lasete selle ID-kaardi sulgeda ja tellite uue ID-kaardi. Et ei saaks kusagil keegi siis panna toime kas identiteedivargust või teie dokumenti siis kuskil välismaal, kolmandas riigis või kus iganes kasutada kuidagi moodi. Ehk siis jah, neid erinevaid legende, millega siis Kelmid oma kõnedes lagedale tulevad, neid võib olla väga erinevaid. Me igapäevaselt praktiliselt inimesi ka teavitame erinevatest legendidest. Uudises räägitakse neist aeg-ajalt. Guugeldades leiate kindlasti meeletult palju erinevaid artikleid, ma ei tea, Vikerraadio, erinevaid siis eetreid, kus on siis räägitud nendel teemadel, et soovitan kindlasti ennast natukene kurssi viia ka rohkem ise nende teemadega. Siis on investeerimiskelmused.
Investeerimiskelmuste puhul on siis oluline mõelda esmalt, et kas teil on üldse olemas teadmine, kuidas investeerida, et mida tähele panna investeerimise puhul, mida mitte, millised on turvalised ja usaldusväärsed platvormid, kas üldse oskate neid ise nagu eristada, mingisuguseid ohumärke seal tähele panna. Ja kui me räägime üldse investeerimisest, siis ikkagi meie soovitus on esmalt läbida siis erinevaid investeerimisalaseid koolitusi ja alles siis alustada üldse investeerimisega ja pigem ikkagi alustada seda enda kodupangast, kus on ikkagi nagu kõige turvalisem. Et investeerimine iseenesest on ju nagunii risk ja kui seda veel teha mingisugusel platvormil, millest mitte midagi kuulnud ei ole, siis on nagu asjad nagu päris pahasti. Et investeerimise puhul ma kindlasti soovitan alati, kes on võib-olla siin juba teadlikumad, et ikkagi ka ettevõtte kohta uurida tausta, et guugeldada selle ettevõtte nime, selle ettevõtte andmeid, ettevõttes töötavate isikute nimesid, andmeid ja fotosid, et kas või Google'i pildiotsinguga guugeldada siis neid fotosid, guugeldada siis veebilehte ennast, et näiteks miks mitte guugeldada selle platvormi nime, ma ei tea, sõnaga scam, lugeda Trustpilotist tagasisidet veebilehe kohta, et erinevaid tagasisideid samamoodi alati lugeda. See igatahes kordades vähendab seda riski siis, et võite langeda mingisuguse pettuse ohvriks. Ja kui kõik need asjad on tehtud ja te olete nagu täiesti teadlik, mis asi on investeerimine, mis on selle riskid ja nii edasi, et ma saan aru, et tõesti te siis alustate selle investeerimisega. Aga üleüldiselt, kui me üldse räägime investeerimisest, siis igasugused sellised reklaamid, mida te näete kusagil sotsiaalmeedias, näiteks Facebookis või Instagramis, et kus kasutatakse väga tihti kelmide poolt siis luuakse selliseid libareklaame ja seal kasutatakse väga tuntud inimeste nägusid lihtsalt selleks, et tõmmata nagu teie kui internetikasutaja tähelepanu, et te tahate nagu klikkida selle libareklaami peale ja see jutt kõik, mida te siis seal loete, loomulikult see on selles mõttes selline hästi ilus, et umbes 2 päevaga teenite meeletud summad, et kõik see on loomulikult väljamõeldis, see on kelmide poolt loodud, üldiselt on need kelmid loonud erinevad libaveebilehed, isegi kui te sinna peale klikite, nad võivad tunduda nagu väga-väga reaalsed, ma ei tea, mingisugusele siis platvormile või kui me räägime kas või siis veebilehest, mis jäljendab näiteks mingisugust panka või jäljendab kas või siis kullerfirmat, kui me räägime õngitsustest, on ju, et need kõik on lihtsalt kelmide poolt loodud ja need võivadki nagu väga reaalselt välja näha. Aga tegelikkuses inimene, kes ikkagi alustab investeerimisega, ta üldiselt ise otsib välja need investeerimisplatvormid, ta on väga teadlik nendest asjadest. See, kui keegi kirjutab teile sotsiaalmeedias või WhatsAppis, et palun laadige alla Anydesk programm, ma ei tea, kas te soovite investeerimisalast nõustamist kiiresti rikkaks saada, see on kõik nagu väga-väga suur ohumärk ja kindlasti selliste asjadega mitte kaasa minna. Aga jah, üldiselt, kui me räägime investeerimiskelmusest, siis need asjad toimuvadki siis niimoodi, et inimesega võetakse ühendus, kas siis telefoni teel, helistatakse talle või siis kirjutatakse sotsiaalmeedias ja pakutakse siis kõrge tootlusega investeerimisvõimalust. Ja kui me räägime siis telefonikõnedest, üldiselt need algavad vene keeles.
üldiselt räägitakse seal vene keeles ja kelm, nagu ikka, ta lubab siis rikkaks saada juba paari päevaga ja suurema vaevata. Ja seejärel siis palutakse inimesel siis laadida arvutisse kaugjuhtimisprogrammi Anydesk või TeamViewer. Ja mis sellele järgneb, on siis see, et kelm võtab üle siis terve arvutipildi ja saab siis ligipääsu inimese pangakontole, millelt siis hakkab ülekandeid tegema. Ja investeerimiskelmus on siis selline kelmuse liik, kus need kahjud on tegelikult väga-väga suured. Et väga-väga suured summad siis kaotatakse. Ja üldiselt nendel platvormidel siis kelmid siis jätavad mulje, et see investeeritud raha muudkui kasvab ja väga kiirelt ja muudkui nad julgustavad siis ka raha nagu ise juurde kandma, et eks siin on nagu erinevaid võimalusi, kas see pilt võetakse üle ja tehakse ise neid ülekandeid või inimest survestatakse siis erinevates suhtlusplatvormides raha üle kandma pidevalt. Ja loomulikult nad on ju väga head manipulaatorid ja nende eesmärk on ikkagi inimese usaldus siis välja teenida ja neid võimalikult kaua konksu otsas hoida. Et meil on ka juhtumeid, kus inimesega suheldakse mitu aastat ennem või mitu kuud ennem, kui üldse minnakse temaga mingisuguse investeerimisjutuni või mingisuguse muu jutuni. Aga siis on ka ostmüügpettused, ja need toimuvad erinevates ostu-müügiportaalides. Väga-väga levinud on ka loomulikult Facebooki marketplace'i keskkond. Ja seal samamoodi siis pöördutakse inimese poole, et kuuled, ma tahan osta mingit asja, mida sa siis näiteks müüd seal. Ja saadetakse üldiselt siis veebilink, et ole hea, et siit kaudu on vaja siis maksta kas kulleritasu või välismaalase puhul siis näiteks kindlustustasu. Neid võimalusi on erinevaid ja neid legende, mida nad siis välja käivad. Ja tegelikult siis kelmideks võivad olla nii asjamüüjad kui ka ostjad ja põhjuseid siis leitakse väga-väga erinevaid, et miks te siis kas peate oma dokumendist neile foto saatma või peate kuhugi nende poolt saadetud veebilehele oma andmeid sisestama või siis andma neile oma siis kas pangakaardi andmeid või PIN1 või PIN2 või siis sisestamagi need PIN1 või PIN2 ise, ja tihtipeale tegelikult see jutt on, kui me räägime näiteks Facebooki marketplace kelmustest, siis see jutt on väga-väga ebaloogiline ja väga tihti esineb seal väga palju õigekirjavigu üleüldse selles tekstis. Et mida ma soovitan, on alati see, et igasugune veebilink, mis teile niimoodi saadetakse kuskil sotsiaalmeedias, on juba äärmiselt kahtlane. Ma ei soovita kunagi sellel klikkida. Ja ma kindlasti, kui me räägime näiteks Facebooki marketplace'ist, siis soovitan alati vaadata selle inimese profiili, palju tal on seal sõpru, millal on see profiil loodud. Välismaised nimed ma soovitan üleüldse kohe ära unustada. Ma ei tea, kui isegi inimene saadab teile oma pangakonto numbri, siis igasugused välismaa kontonumbrid samamoodi on väga-väga nagu kahtlane. Pigem üldse mitte nagu nendega tehinguid edasi teha. Et Eesti pangakontolt on natukene nagu suurem tõenäosus makse sealt kiirelt kas siis tagasi kutsuda või ikkagi jõuda selle kelmini. Et meil on ka loomulikult oma eesti kelme, kes toimetavad selliste pettustega. Ja üleüldse jah, et seda kontot nagu väga põhjalikult vaadata. Et väga paljudel juhtudel, kui meil inimesed teavitavad, et on kelmuse ohvriks langenud Facebookis, nad ei ole tegelikult seda kontot üleüldse vaadanud. Nad väga tihti vaatavad ka mööda sellest, kui inimene kirjutab väga vigases eesti keeles või on see siis vene keeles või inglise keeles.
ja isegi see jutt on teinekord väga-väga selles mõttes ebaloogiline. Et kui teie ju müüte midagi, siis ülekande peab tegema inimene teile, mitte siis see, et tema saadab teile mingi veebilingi, millel teie peate klikkima ja mingi ülekande tegema. Et aga millegipärast inimesed ei mõtle sellele teinekord. Ja üleüldse, kui me räägime näiteks mingisugusest ettevõttest, siis alati guugeldada seda ettevõtet, vaadata seda veebiaadressi kodulehel, mis andmed seal kirjas on, milline meiliaadress, mis telefoninumber, et kõiki neid andmeid ka eraldi guugeldada, et see võib teinekord juba viidata mingisugusele siis pettusele. Ja siis on ka eraldi veel selline kelmuse liik nagu pekkkelmused ehk raamatupidamiskelmused. Nimetataksegi neid siis raamatupidamiskelmusteks, et need on siis sellised kelmused, kus üldiselt siis võetakse ühendust meili kaudu, identse siis meiliaadressiga. Samamoodi see meiliaadress on tegelikult genereeritud ja tavaliselt see tuleb siis kas raamatupidajale, justkui nagu ettevõtte kas siis juhi või ettevõtte siis omaniku või juhatuse liikme meiliaadressilt. Ja selle sisu on siis tavaliselt siis kas see, et soovitakse kiiremas korras mingisugust ülekannet või arvetasumist või küsitakse, et palju on meie pangakonto number või tähendab, palju on meie pangakonto siis jääk hetkel. Ja mis võib-olla viitab sellele, et see tegemist võib siis olla kelmusega, et üks asi ongi loomulikult, et kui see kirja sisu on selline, mida tavaliselt te teate, et tavaliselt teile juht või ülemus ei saada sellist meili, et see juba tundub võib-olla kahtlane. Ja teine asi ka see, et kui panna nüüd sellele kirjale reply ehk siis vasta, siis ilmub sinna üles tegelikult teine meiliaadress. Et see siis viitab ka sellele, et see on kelmi poolt saadetud kiri, et ilmub sinna siis saaja meiliaadressiks hoopis keegi teine, mitte see, mis on algul justkui kuvatud. Ehk siis jah, kelmid oskavad neid ka meiliaadresse genereerida. Täpselt nii, nagu siis nad teevadki nende petukõnedega. Kui minu soovitus on sellel puhul ikkagi see, et kui on mingisugune kahtlus, ja me räägime siin ikkagi ülekannetest ja suurtest, väga tihti, kui me räägime ettevõtetest, siis väga suurtest rahalistest ülekannetest, siis pigem tõmmata korra pidurit, helistada siis enda ülemusele ja küsida üle, et kas sa tõesti praegu just saatsid mulle sellise meili, kas sa nagu tõesti ootad mult sellist siis ülekannet. Ja kui ta seda kinnitab, siis ei ole ilmselt tegemisteks kelmiga. Siis on erinev hoopis nagu eraldi liik on veel armukelmused. Armukelmuse ohvriks võivad langeda nii eakad, lapsed, täiskasvanud, igas vanuses inimesed. Väga tihti, kui me räägime näiteks eakatest või täiskasvanutest, on need inimesed, kes on üksikud, kes on kas siis leseks jäänud, juba mitu aastat üksi elanud, ja neil võib-olla ei olegi seda suhtlusringkonda väga laia. Ja eks siis kelmid ka ise tegelikult, kui nad loovad Facebooki neid libaprofiile, nad valivad väga tihti selleks ohvriks sellise inimese, kelle puhul nad näevad, et võib-olla ongi seal märgitud tema profiilil avalikult, et ta on lesk ja tegemist on mingi sellise vanema proua või härraga. Ja armukelmid samamoodi, nad alguses, nende eesmärk on ju võita usaldus ja nad võivadki suhelda sinuga võib-olla mitu kuud, mitu aastat ja alles siis hakkavad tulema erinevad siis sellised nagu väljapressimised või manipuleerimisvormid, et ole hea, et ma tahaks sulle nüüd külla tulla, aga näed, mul juhtus selline asi, ma mingil põhjusel ei saa ise seda lennupiletit maksta, et ole hea, kas sa saad mulle kanda nüüd kiirelt raha, et muidu me ei saagi kokku ja niimoodi erinevate põhjustega siis, erinevate legendidega siis survestavad inimesi ülekandeid tegema. Ja loomulikult lähedastel on väga-väga raske
oma inimest siis ümber veenda, et tead, et sa suhtled nagu juba pikemat aega mingisuguse kelmiga, et palun ära kanna talle rohkem raha, sest näiteks kui me räägime eakatest inimestest, siis paljudel juhtudel, kui näiteks lapsed või lapselapsed pööravad tähelepanu sellele, et kuule vanaemad palun või ema või isa, et ära palun suhtle, et see on kelm, et ta lihtsalt tahab su raha kätte saada, siis see eakas võib teinekord mõelda, et ahaa, et mu lähedane lihtsalt on kade, ta tahab minu, ma ei tea, kogutud pensionit või nii-öelda kirstu raha endale saada. Et noh, mul on olnud lihtsalt ka isiklikult päris mitmeid selliseid teavitusi lähedaste poolt, kus siis lähedased ise ongi väga-väga mures, et nende siis vanemad või vanavanemad suhtlevad Facebookis kellegagi kusagilt välismaalt ja see ilmselt on kelm ja nad võib-olla ongi juba raha üle kandnud, et ega seal muud head soovitust ei olegi, kui lihtsalt selgitada, ma ei tea, näidata erinevaid artikleid armukelmuste teemal. Netflixis ka mingi aeg jooksis selline film nagu Tinder Swindler, mis on üsna nagu hea näide sellest armukelmusest ja sellisest ka seksuaalsest väljapressimisest, et seksuaalne väljapressimine hõlmab siis endas igasuguseid intiimseid fotosid, on ju, et kus siis selle suhtluse käigus on üks või teine osapool siis saatnud endast kas paljaid pilte või on siis tehtud videokõne, kus on üks või teine siis kas ennast rahuldanud või midagi sellist teinud. Et kindlasti jah, lihtsalt rääkida sel teemal, kirjutada veebipolitseinikule, mina võin alati suhelda, püüda inimest siis nagu ümber veenda. Jah, see ei pruugi alati olla tulemuslik. Meil on ka käinud piirkonna politseinikud reaalselt ohvrite juures kodus, guugeldanud, näidanud ohvrile, et palun vaata, et see on loodud libakonto, see ei ole nagu tõsi, aga inimene ei usu seda ja ega siis selles mõttes väga palju teha ei olegi, et oma inimestel loomulikult, et suhelda seal pangaga, võib-olla notariga annab midagi rääkida, et võib-olla midagi annab omalt poolt teha, et seda rahalist kahju sellest meeletult ei teki, et sotsiaaltöötajaga rääkida, aga ega kui inimene on endale pähe võtnud, et tema ei usu oma lähedasi, ta usub seda kelmi, kellega ta on juba mitu aastat suhelnud, siis ongi võib-olla jah, teda raske ümber veenda. Aga tasub ikkagi proovida. Aga jah, et armukelmuse ohvriks võivad ka langeda täiesti alaealised, et on meil ka olnud teavitusi, kus siis ja noorte puhul on see loomulikult seotud üldiselt mitte sellega, et kellelegi tahab kuhugi külla minna ja siis hakatakse raha küsima ja ülekandeid, vaid üldiselt ikkagi sellega, et noored saadavad siis endast alasti pilte või poolpaljaid pilte ja pärast siis lubatakse siis kelmi poolt saata need kas siis klassikaaslastele, tervele koolile või panna kuhugi internetti ülesse. Ja üldiselt see eesmärk on siis see, et survestada siis seda noort või kas seda siis täiskasvanud näiteks siin hästi kiirelt, ma ei tea, 24 tunni jooksul või 48 tunni jooksul seda rahalist ülekannet tegema. Et muidu ta avaldab need pildid kusagil. Et sellistel puhtudel kindlasti tuleb teha avaldus politseisse ja küsida siis veebipolitseinikul või võtta ühendust oma piirkonna politseinikuga, küsida need esmased tegevused, et mida saab teha, et seda võimalikku nagu kahju ära hoida. Üldiselt, kui me räägime sellest armukelmusest, siis me ei saa nagu öelda, et kelmid üldse kohe kindlasti mitte mingil juhul ei saada neid intiimseid pilte näiteks teie töökaaslastele või koolikaaslastele, aga suuremas osas nad seda siiski ei tee, vaid see eesmärk on lihtsalt raha välja pressida ja ega isegi kui nad ütlevad, et kui te nüüd kannate 200 eurot ja me neid pilte ei saada, siis ega sellega see asi üldiselt ei piirdu, et lihtsalt nad näevad, et ahaa, ülekanne on tehtud, nüüd õnnestub siin veel raha välja pressida ja survestada.
Ehk siis sellega see asi kindlasti ei piirdu. Jah, nad ei pruugi neid asju kuhugi või neid pilte kuhugi üles panna ja kellelegi saata, aga pigem on see neile selline hea indikaator, et ahaa, siit õnnestub veel nüüd võib-olla raha välja pressida. Ja ega päris paljudel juhtudel ka inimesed võtavad laenu ja loomulikult jah, kui need laenud on võetud ohvri poolt, ega selles osas tuleb ikkagi need laenud ka ise kinni maksta pärast. Ja õngitsuskirjad, et ilmselt olete saanud päris palju erinevaid sõnumeid nii sotsiaalmeedias, telefonile kui ka e-kirjades erinevatest õngitsussõnumit, erinevatest siis õngitsustest, et nii sõnumite kui ka kirjadena. Et nende puhul ei ole muud tegelikult, nendest võib alati anda teada veebipolitseinikule, et koostöös RIA-ga meie tavaliselt teavitame RIA CERT-tiimi, kes siis need petturlikud veebilehed proovib siis sulgeda või vähemalt nad proovivad alati teha enda poolt, et need saaksid suletuks. Jah, ega ta suures plaanis võib-olla väga midagi ei muuda, sest et luuakse uued veebilehed ja eesmärk on ikkagi nagu seal ohvreid siis tekitada, kes siis rahalist kahju saavad. Aga ikkagi mina julgustan teavitama, et vähemalt siis see veebileht saab suletuks, vähemalt nii palju me ikkagi nende elu keerulisemaks teeme. Ja ega muud nendega siis ei olegi, kui peale siis teavitamist lihtsalt need sõnumid või kirjad ära kustutada ja neile mitte vastata, kindlasti mitte nendel klikkida, rääkimata sellest, et siis oma andmeid sinna kuhugi sisestada. Et need on ikkagi kõik kelmide poolt loodud. Ma näitan teile hästi kiirelt, aga pärast te saate ka ise vaadata siis slaidi esitlusest erinevaid pilte, et seal on ka märkustes tegelikult juures siis igasugune info, mis siis ühe või teise foto kohta on mõeldud, aga siin on näiteks, näete päris hästi, see ongi tehtud ühest reaalsest kõnekeskusest, mis siis politsei poolt siis rahvusvahelise koostöö tulemusena kinni pandi. Et siin on näha, kuidas kelmid siis nii-öelda teevad tööd, ehk siis helistavad inimestele, et siin on selline kõnekeskus. Mina ise olen saanud paar sellist kõne, kus ma kusjuures tagataustas kuulen, kuidas järgmine kelm teeb siis kõne ka võimalikule ohvrile, et võib-olla mõni teist on samamoodi sellise telefonikõne saanud, et üldiselt nad niimoodi töötavadki üksteise kõrval, teevad neid kõnesid ja või siis saadavad neid erinevaid õngitsuskirju asju välja, et see on väga-väga suur kuritegelik organisatsioon. Siin on lihtsalt üks näide, kuidas inimesed meie poole tavaliselt pöörduvad, teavitavad siis erinevatest petukõnedest. Niimoodi meile igapäevaselt neid teavitusi sisse ka tuleb, kus me siis püüame inimesi nõustada. Aga ma pean korraks sekkuma, ma olen neid teavitusi ise ka politseile saatnud, aga kui palju tegelikult on kasu, kui ma saadan Eesti numbri? Vist ei ole väga palju kasu. Ei. Jah, selles mõttes ma võin küll julgelt välja öelda, et nende numbritega meil ei ole midagi teha. Et sellepärast, et need on genereeritud või on nad kõnekaardi numbrid. Me selles mõttes jah, me seda infot niimoodi mitte kusagil ei kogu. Küll aga me kogume infot nendest erinevatest veebilehtedest, mis õngitsussõnumite ja õngitsuskirjadega tulevad. Et võt seda infot me kogume küll. Ja selle infoga, nagu ma ka ütlesin, et RIA-ga koostöös saame üht-teist teha. Et aga jah, et lihtsalt see, et teavitan, et mulle helistati sellise numbri pealt või teinekord inimene saadab meile kuvatõmmise, kus on 8 erinevat Eesti suunakoodiga numbrit, et
jah, et selle infoga meil otseselt midagi teha ei ole. Küll aga meid huvitab see kõne sisu. Et kui keegi ikkagi jääb kuulama, mida ma ei soovita tegelikult nagu tõsiselt, aga lihtsalt, et kui keegi tõesti nagu mingil põhjusel on jäänud seda kõne kuulama, siis see kõne sisu on see, mis meid huvitab, et mida seal nagu inimesele räägitakse. Et see võib olla midagi sellist, mis aitab meid kas mingisuguses menetluses või mille kohta me saame ikkagi inimesi nagu teavitada jälle. Aga siin on jah, te võite lihtsalt kuulata pärast kodus 2 näidet, need on nüüd venekeelsed robotkõned, et see alumine on tähendab robotkõne näide, venekeelne ülemine on siis reaalne kõne, kus siis räägiti ohvriga vene keeles. Et nende robotkõnede puhul ma lihtsalt igaks juhuks ütlen ka seda, et neid on tehtud ka inglise keeles, et kus siis öeldigi, et kõnes, et seal midagi oli, et vajutage vist kas number 1 ja kui inimene vajutas number 1, siis natukese aja pärast siis kõne katkes ja natukese aja pärast tuli siis kõne juba kelmilt, kes rääkis siis vene keeles. Et igasugused sellised robotkõned on ka ikka päris nagu kahtlane teema, et kindlasti mitte ei tasu nagu vajutada nii nagu siis seal kõnes siis palutakse või küsitakse ja kui sellise kõne saate, siis seda infot me kindlasti ootame, sest et praegu viimasel ajal pole neid robotkõnesid jälle tehtud, aga mingi aeg tehti neid väga-väga aktiivselt. Et tuli neid nii eesti keeles mõned kui ka inglise keeles, vene keeles, et see on see info, mida me pigem ootame. Siin te lihtsalt näete sellist head näidet Facebookis toimuvast siis investeerimiskelmusest. Et niimoodi nad pöörduvadki ka libakontode poolt siis need kelmid, loovad libakontosid. Siin on lihtsalt näha sellist 3 telefoni, mida tegelikult üks ja sama kelm kasutas. Ehk siis nad tihtipeale kasutavadki mitut telefoni suhtlemiseks ja kuna nad ju unustavad ära, et kellega nad suhtlevad ja mis nende legend oli, et mis vanusest nad on ja mis nende nimi on, siis nad ka enda jaoks siis neid märkmeid sinna teevad. Et nad ise siis ei ajaks asja. Ja väga tihti tegelikult, mida need kelmid veel kasutavad, on siis see, et kui nad alustavad teiega suhtlemist võib-olla kas Tinderis või ma ei tea, Facebookis, siis nad ütlevad edasi, et lähme suhtleme nüüd edasi näiteks WhatsAppis või Viberis või Telegramis. Et miks see nii on ka erinevatel põhjustel, et jälgi segada, et Telegramist on ikkagi nagu keerulisem mingisuguseid andmeid üldse menetluses ka kätte saada, et ja et kasutada selliseid siis nende mõttes siis nagu turvalisemaid võib-olla lahendusi. Ja siin on lihtsalt ka võib-olla näidiseks, et kui tihe see suhtlus võib olla, kui nagu pealetükkiv, kui selline väljapressiv see sisu võib olla, et ja kui tekibki näiteks armukelmide puhul võib olla teinekord see, et erinevatel põhjustel jääb see suhtlus võib-olla mingiks ajaks natuke soiku, siis nad ikkagi üritavad nagu ikkagi edasi survestada mingi aja tagant. Ja siin on ka siis üks näide siis, see oli vist sellest pärandikelmusest. Jah, pärandiskeem oli see jah, et neid isegi minu politseiametniku kontole alles täna tuli paar tükki sellist, kes pöördusid mu poole, et soovivad oma pärandust siis mulle Aga kas need pärandused toimivad, sest need minu meelest hakkasid ringlema see moment, kui ma Gmaili konto sain ja see oli aasta 2004 vist. Et see on nagu 20 aastat kestnud jutt ja ikka toimib. Ikka. Ma räägingi just, et mul alles täna oli
oli nagu mitu kontot, kes mulle kirjutas, et nemad nüüd hakkavad ära surema ja nad tahavad oma päranduse Aga kas kõiki... politseile on ka keegi tulnud, kes on nagu nendega suhtlema hakanud, ma mõtlen pigem? Selles mõttes, et meid teavitatakse küll sellest, aga õnneks nagu vot selle pettuse ohvriks ikkagi enam langenud ei ole. Noh, ta on ikkagi nii kaua meil juba olnud pildis, et seda ikkagi juba väga-väga paljud inimesed teavad, et aga need erinevad telefonikelmide kõned ja noh, see on see väga-väga ohukoht endiselt veel. Siin on näiteks näha ühte Kelmi poolt loodud siis investeerimisplatvormi, et inimene, kes mõtleb, et võiks nagu investeerima hakata kuhugi oma konto luua, tema vaatab seda platvormi, et täitsa nagu normaalne platvorm. No ei oska ju väga midagi siin nagu välja lugeda, aga tegelikult tulekski nagu kõike nagu vähegi guugeldada, nagu ma ennist rääkisin, et erinevaid ettevõtte andmeid ja lugeda tagasisidet ja kõike. Ja loomulikult siis nagu see sisu, nagu ma rääkisingi, ongi, et see investeerimisega siis saadud tulu. Et see sisu on ikkagi Kelmide poolt loodud, ei tasu nagu unustada seda. Aga siin on vist see ka, et kes raha kaotab ja hakkab Google'ist otsima, siis on teine skämm kohe jätkuskämm, et me aitame sul raha tagasi saada. Ja. Kas seda on Eestis ka, see on YouTube'is on? On, neid avaldusi on tehtud ja et jah, paraku nii on, et tasub ikkagi väga-väga ettevaatlik olla nende asjadega. Korra räägin hästi kiirelt ka sellest andmelekkest, et andmelekke puhul on, seda videot te saate pärast vaadata, on hästi hea Riia poolt tehtud video näitlikustamaks ja hästi arusaadavalt selgitatud, kuidas näiteks mingisugused andmelekked üldse veebipoodide kaudu toimuvad. Inimesed ise küsivad ka aeg-ajalt, et kuidas on nagu võimalik, et kus nad leiavad minu telefoninumbri, kus nad saavad minu meiliaadressi, tegelikult see on veebikeskkond, me ise avaldame väga palju infot seal, kas või sellest, kui me võtame osa mingisugusest küsitlusest, mingisugusest uuringust, me teeme kuhugi, ma ei tea, veebipoodi kasutaja, me paneme üles automüügikuulutuse, kus me paneme juurde oma, ma ei tea, telefoninumbri või meiliaadressi, sealt tegelikult on nii lihtne infot korjata ja ega keegi ei tee seda selles mõttes nagu käsitsi, seda teevad automaatselt erinevad robotid ja erinevat viisi on neid andmeid siis võimalik siis nagu korjata, et selleks ei ole üldse nagu, ei tea, mis tööd vaja Kelmidel teha. Chati ühe väga hariva lingi haveibeenpwned.com. Ja, just, see veebileht on nüüd selleks, et siin käis ka ju eelmine nädal jutt, et Apotheka andmeid siis lekkisid, on ju, et Have I Been Bound, et seal veebilehel tasub oma siis meiliaadresse aeg-ajalt läbi lasta. Et ise lasin ka kusjuures eelmine nädal läbi ja samamoodi avastasin, et ohoo, et tundub, et tuli välja, et pean ka enda parooli vahetama jälle. Et tegelikult see, et oma parooli siis aeg-ajalt uuendada, ükskõik mis kontol, see on nagu nii vajalik tegelikult, tulebki aeg-ajalt uuendada ja kus vähegi võimalik sotsiaalmeedias ja meilides kasutage kaheastmelist autentimist, kasutage seda, et teile tuleb see kinnituskood näiteks telefoni, kui kusagilt uuest seadmest tahetakse sisse logida, uut brauserit kasutada või mis veel iganes, et kui te siis ka kinnitate, et jah, et see olin mina, kuigi tegelikult te seda ei teinud, siis on ikka äärmiselt nagu pahasti asi. Aga see annab ikka vähemalt kohe aimu, kui keegi üritab teie kontosse kuhugi nagu sisse logida. Et kasutage seda võimalust ja vaadake, et ka teie lapsed kasutaksid oma igasugustes sotsiaalmeedia kontodes kaheastmelist autentimist, kuna see on ka see, mis tegelikult aitab väga paljuski häkkimise vastu.
et siin ongi need erinevad tööriistad, mida Diana ka pani, Have I been bound, ja scamadvisor.com on siis see veebileht, kus tasub siis igatahes aeg-ajalt mingisuguseid veebilehti ka sisse lüüa, et kopeerite selle veebilehe aadressi ja vajutate seal search otsinguga siis ja tegelikult tuleb siis välja, kas on turvaline nagu veebileht või mitte. Seda ei tasu loomulikult 100% usaldada, eriti kui me räägime näiteks veebilehtedest, mis on alles loodud. Et siin teinekord on nagu inimesed kirjutanud meile, et tahaks nagu hullult investeerida, et kuidas nagu see veebileht tundub või tahaks sealt nagu midagi tellida, et ja siis nagu ma vaatan seda veebilehte ja esiteks ma ei saa mitte kunagi inimesele öelda 100%, kas see nüüd on pettus või mitte, sest et kui me räägime uuest veebilehest, mitte kunagi ei tea. Aga kõik, mis on nagu ikkagi alles võib-olla sel aastal loodud ja mille kohta igasugune tagasiside üldse guugeldades puudub, selle osas nagu tasub väga skeptiline olla. Ja kui me räägime üldse Eesti veebilehed versus välismaa veebilehed, mingisugused tundmatud välismaa veebilehed, siis loomulikult tasub pigem alati võtta see Eesti veebileht ja sealt pigem tellida, sellepärast et teil on vähemalt alati võimalus pöörduda tarbijakaitsesse. Välismaise veebilehe puhul teil ei ole seda võimalust. Kusjuures mul on üks väike nipp viimasel ajal, et nüüd on hästi paljudel veebilehtedel Apple Pay ja Google Pay võimalus. Et kui ma ikkagi 100% ei usalda, ütleme krediitkaardi andmeid ei pane, aga 30 euroga olen nõus ilma jätma, kui ei tule kaup kohale, siis ma kasutangi Apple Pay lahendust, et siis nad võivad mul küll 30 euri saada, aga vähemalt ülejäänud raha jääb mulle, on ju. Ja see on hea mõte ja siinkohal ma võib-olla tookski välja võib-olla ka selle mõtte veel, et miks mitte nagu oma pangakontol hoidagi siis nagu veel lisa sellist kontot, on ju, kus on tegelikult põhisumma ja see, mida te siis tegelikult kasutate kuskil ülekandeid tehes, kusagilt tellides, et te ei hoia oma kogu raha sellel kontol. Lihtsalt turvalisuse huvides, et pigem nagu ikkagi teil on siis üks konto see, kus teil on päriselt see raha ja teine konto on siis see, kus ongi väiksemad summad ja te kasutategi seda võib-olla kuskilt veebiplatvormilt tellides või ülekandeid tehes, ma ei tea, näiteks eraisikult midagi ostes, on ju, et siin on et siin on näha erinevad dokumendid, et üldiselt kõik selline teema, kus küsitakse teie dokumendist fotot, kas sotsiaalmeedias või läbi meili, ärge mitte kunagi saatke enda dokumendist fotot niimoodi, ma ei tea, eraisikule, võõrale inimesele, et suure tõenäosusega see on kelm ja kui keegi saadab endast selliseid pilte teile kuskil läbi sotsiaalmeedia, siis see on kindlasti kelm. Ja need fotod on üldiselt siis samamoodi kas kelmuse teel inimeste käest saadud, teiste ohvrite käest saadud siis või töödeldud, et politseiametnike töötõendites samamoodi tehakse igasuguseid selliseid fotosid, et meie samamoodi, et jätke meelde, et kui keegi kusagil ütleb, et või saadab teile justkui nagu politseiametniku töötõendist foto, siis ei, kohe kindlasti me mitte kunagi ei saada inimesele oma töötõendist fotot, mitte mingil juhul. Me isegi ütleme, et äärmisel juhul seda näitame, hoides seda enda käes, me ei anna oma töötõendit mitte kunagi mitte kellegi kätte. Et sellised asjad on kindlasti pettus. Aga jah, et enda dokumentide kohta ma ka ütlesin, et kui midagi sellist juhtub, et kellelegi saadate, siis tuleb lihtsalt uus dokument kindlasti lasta siis teha. Ja siin on vist ka see, et kui te leiate dokumendi, ärge pange fotot, on ju, sest ma just laagrigrupis olin hädas, et mingi noorel oli pangakaart keegi leidnud ja pani ilusasti, see oli isikkaart, aga see oli see pangakaart, pilt on ju grupis.
Ja olen ise ka teinud ja ka sinu sellest postitusest, ma nägin seda postitust ja ma ise ka nagu mõtlesin kohe, et issand, no ma teen ka selle postituse ära, et no kaua võib, et no igapäevaselt tõesti ise ka kommenteerin neid erinevaid sotsiaalmeedia postitusi, kus siis inimesed panevad üles leitud dokumentidest pildid ja pangakaartidest pildid ja õpilaste puhul õpilaspiletitest pildid, et uskumatu lihtsalt, et noh, eriti kui me räägime laste õpilaspiletitest, siis noh, et kas inimesed nagu, ma saan aru, et see nagu eesmärk on hästi üllas ja tahetakse panna, noh, et nagu see dokument jõuaks õige õpilase kätte, aga no jumal, toimeta sa siis vastavasse haridusasutusse või kirjuta sellele või helista sellele koolile, et sa leidsid sellise õpilase nagu õpilaspileti. Et sa paned sellise nagu tundliku info tegelikult internetti kõikidele inimestele lugemiseks, kus koolis mingisugune õpilane õpib, mis ta nimi on, milline ta veel välja näeb, et see ei ole mitte ainult oht nagu isikuandmete osas või seal mingisuguse pettuse osas, identiteedivarguse osas, see on ka tegelikult oht ka selles osas, et seksuaalkurjategijad, kes meil siiski on siin ümberringi olemas, saavad kõik selle info selle noore kohta. Et teada, et see on kindlasti jah, sellele tasub nagu mõelda. Aga siin on jah, üks pilt siis ühest Armu Kelmist, et sihuke, noh, niimoodi nad loovad selles mõttes neid kontosid, on ju, loovad välismaa nimedega, loovad Eesti nimedega, et ja noh, millele siin tähelepanu on ju pöörata, et alati seda, et kas seal on veel fotosid, millal see konto on loodud ja kõigele sellele, et ja üldiselt loomulikult nad kasutavad kellegi nime, mida nad ka Facebookis näevad või kasutavad selle inimese fotot. Identiteedivarguse alla see üldiselt ei lähe, sest et nad ei kasuta praktiliselt mitte kunagi ka seda kombinatsiooni, et nad panevad inimese täis ees perekonnanime ja kasutavad tema pilti ka ja siis esinevad konkreetselt selle isikuna. Et nad üldiselt lihtsalt kasutavad kas inimese pilti, panevad sinna mingi teise nime või siis üht või teist. Ja siin on siis mõningad näited, kuidas siis armukelmid võivadki pöörduda. Võivad pöörduda privaatvestluses, võivad pöörduda inimese poole kommentaariumides, kas või lihtsalt mingisuguse Delfi uudise all märkides ära siis inimese. Nii, ma vaatan, et Jan tõstis käe, aga palun kirjuta chati selleks, et meil oleme katsetanud seda hääle andmist siin Zoomis, ei ole siiani hästi õnnestunud. Ja seksuaalne väljapressimine ehk siis sextortion, et noh, selliseid kirju ka aeg-ajalt tuleb ikkagi inimeste meiliaadressidele. Tavaliselt see nimi ja meiliaadress ei ole nagu kooskõlas ja sisu võib olla nagu mõne inimese jaoks äärmiselt ehmatav, et issand, et noh, eriti kui me räägime täiskasvanud inimesest, et kes ikka võib-olla aeg-ajalt käibki täiskasvanute leheküljel, on ja kui temale nüüd peaks selline kiri nagu kuhugi saabuma, et keegi on tema telefonile või arvutile juurde pääsenud ja näinud, mida ta seal endaga teeb samal ajal, kui vaatab neid täiskasvanute lehekülgi. Ja et nüüd ta siis avaldab selle video sellest inimesest tema, ma ei tea, töökaaslastele või paneb üles internetti, kui inimene nüüd kohe talle kas siis bitcoinides või dollarites või eurodes mingisugused summad välja ei käi ja noh, üle ei kanna, et noh, see on tegelikult kõik väljamõeldis. Sellele ei järgne mitte midagi, see on täielik väljamõeldis ja üldiselt need kirjad on, nagu te siit ka näete, äärmiselt vigased ja noh, üldsegi mitte nagu tegelikult loogilised. Aga suure tõenäosusega inimene, kes siin maksab, enam politseile ei tule sellest raporteerima. Ehk siis tegelikult me ei tea, kui palju ta on uskuma jäänud, on ju. No ütleme niimoodi, et jah, et raske öelda, kas nad julgevad tulla, on ju, aga ma võin küll öelda, et inimesi on pöördunud küll näiteks minu poole sellesama sarnase nagu kirjaga, et on olnud täpselt samasugune, on olnud sarnaseid. Seda on teinud nii lapsed kui täiskasvanud, nii mehed kui naised on pöördunud selle murega ja ongi päriselt tundnud nagu muret, et issand, et kas tõesti
no see kiri nagu vastab tõele, kas tõesti ta on juurde pääsenud minu seadmele. Kusjuures chatis nüüd Jan kommenteeriski, et oligi just probleem, et tehtigi sõbra nimele ütleme, et täielik identiteedikloon. Ja tegelikult ma olen praegu viimasel ajal Facebookis mitmelt kuulnud veel, et nad on avastanud, et nende pildi ja nimega kontod on tehtud. Et kas see on mingi trend või kas on politseini jõudnud? No ikka ja selles mõttes inimesed teavitavad küll jah, et nime ja sama nime ja sama pildiga aga seal seal on selles mõttes, eks see jääb üldiselt ikkagi menetleja otsustada, et kas läheb nüüd päris identiteedivarguse alla või mitte, et võib olla ikkagi olukord, kus ikkagi mingil põhjusel ei lähe, et seal see oleneb väga paljudest nagu asjaoludest. Et kas on keegi ohvriks langenud või on see lihtsalt tehtud libakonto, kas on konkreetselt tahetud selle isikuna esineda, et seal hästi paljudest asjaoludest nagu sõltub. Et tasub nõu pidada näiteks veebipolitseinikuga, kui ei tea nagu mida teha või kas see võib minna identiteedivarguse alla või mitte, et iga nagu selline libakonto loomine loomulikult ei lähe identiteedivarguse alla. Teinekord tulebki lihtsalt teavitada Facebooki sellest. Ja oma loomulikult enda siis sõbralistis olevaid liikmeid teavitada, et keegi siis esineb või tahab siis esineda minuna või on teinud sellise libakonto, et ikkagi enda sõbralistis olevad liikmed oleksid sellega kursis. Aga jah, et selliste kirjadega ei ole ka jah muud, kui lihtsalt need ära kustutada, neist mitte välja teha, kui saate sellised kirjad. Võib muidugi alati veebipolitseinikku teavitada, sest võib-olla see kirja sisu on selline, mis ei ole meieni jõudnud, seal on võib-olla midagi jälle natuke uut, mis võib inimesi ajada võib-olla segadusse või tekitada jälle sellise nagu paanika või iga selline natukene uus või teistsugune sisu või asi on tegelikult see, kus inimene nagu mõtleb, et issand, äkki see on nüüd päris. Et äkki nüüd ongi nagu nii, et aga õngitsemine ehk phishing, et see ongi siis põhimõtteliselt see, mis te ka eelmisest kirjast nägite, kus siis saadetakse laiali mingisugune e-kiri ja kus siis kas nõutakse mingisuguseid andmeid, nõutakse, ma ei tea, ülekannet või on seal mingisugune link mingisugusele veebiaadressile. Et neid erinevaid õngitsusi siis toimub väga mitmeid moodi. Et siin ongi mõned näited ka, et kus siis justkui PayPalilt on tulnud kiri, aga tegelikult kirjasaatja meiliaadress on hoopis midagi muud. Või näiteks siin, kus tegelikult peaks olema google.com see veebilehe aadress, aga on hoopis miskit muud, aga tegelikult kui sellele tähelepanu nüüd veebilehe aadressile ei pööras, siis sa tegelikult vaatad seda Google'it ja sinu jaoks on see üsna nagu võib-olla sarnane nagu Google'ile. Ja sotsiaalmeedias samamoodi aeg-ajalt levivad sellised viirused siis. Ehk siis, et kui mina praegu nüüd sellele oleksin Facebookis ja sellele lingile klikiksin, siis automaatselt minu siis konto hakkaks sedasama sisu siis sõnumitena edasi jagama minu sõbralistis olevatele liikmetele. Ja mis tegelikult sellega kaasneb, ongi siis see, et see konto võetakse häkkeri poolt üle. Mis aitab selle vastu? Loomulikult kaheastmeline autentimine ja see, et ei kliki igasugustele kahtlastele veebilinkidele ja aitab ka see, et kui ikkagi oled nüüd klikkinud, siis koheselt see parool ära vahetada. Aga sellised on siis need erinevad õngitsussõnumid, et neid, millise sisuga ja mis kullerfirma poolt või kelle poolt see sõnum justkui on tulnud, neid on väga palju erinevaid, neid nagu tuleb nagu seeni peale vihma iga päev, et siin on lihtsalt nagu üks näide. Et justkui oleks selle saatnud SEB, kuigi kui te nüüd guugeldaksite SEB veebilehte, siis see
ei alga selliselt, nagu te seal seda veebilehe aadressi näete selles sõnumis. Okei, aga äkki me praegu, mul sorry, Jah, aga ma tahan hoida 1,5 tunni peal, muidu see läheb võib-olla pikaks see inimeste just, jutul. jah. Et kas sul on mingid soovitused äkki siia lõpuks panna, et mida teha? Ja kõik vaatavad need näited pärast, kui ma slaidid saadan pika pilguga üle. Nii kaua. Et need näited kindlasti vaadake üle, sest siin on hästi palju selliseid näiteid, visuaali siis, et milliseid erinevaid õngitsusi saadetakse, et ega siin rohkem tegelikult slaidides midagi muud väga ei tulegi, et ongi need erinevad näited ja investeerimiskelmusest ja sellised lühidalt siis mõned nagu juhised, mida nagu meelde jätta, mida kindlasti teha, mida mitte ja hästi palju erinevaid siis veebilehti, mis on teile abiks, kas siis ühe või teise probleemi korral. Nüüd mul on veel kiire küsimus, et kas naiskodukaitsjad ja ma tean, et meil on ka siin õpetajaid, kas nad, kui ma saadan slaidid, kas nad võivad neid näiteid oma õppematerjalides jaoskondades samuti kasutada, Ja, loomulikult võite, et igatahes võite ja soovitan kindlasti seda teha. Ja laste puhul kindlasti sellest armukelmusest rääkida, et võib-olla see puudutab neid kõige enam, võib puudutada, ja seda videot, mis seal YouTube'i video on, et seda kindlasti näidata neile. Ja, aga nüüd ongi see häda, et mul siin chatis on palju põnevat, mille ma kõik läbi loen, mul õnneks kõik salvestab. Oli hulk küsimusi, milleni me ei jõudnud, aga see teema ongi neetult suur, neetult keeruline. Et vaadake need slaidid, seal on lingid ja tegelikult ongi, et materjal on internetis palju, mis seda teemat käsitlevad ja söötke seda oma vanematele ja vanavanematele. Ka minult on isegi meil Saue jaoskonnas küsitud, et mida ma teen, et mul on üks vanem sugulane. Et ütleme, et siis, kui inimene on juba sinna manipulatsiooni õnge läinud, siis on vist hilja, aga ennetamine on kõige parem, on ju. Ennetamine on igatahes parem, aga ma ei saa ka nagu päris öelda, et ta hilja on, et ikkagi tuleb endast oleneb teha, mis vähegi nagu võimalik. Ja kui ise ei saa ja ongi nii palju küsimusi, siis küsida nagu abi ja nõu. Ja viimane asi on see, et sinul see Facebooki konto, kas see on sul ametlik see, kus sa politseipildiga oled? Ja, see on minu ametlik konto ja kõikidel veebipolitseinikel on oma selline konto olemas. Ehk siis sellele kontole ma selle lisan ka kirja ja kõik võivad sulle sõbrakutset saata. Meil on siin lihtsalt täpsustame sõbrakutsetega. Kuule, aga suur tänu, et leidsid aega tulla. Et info tuleb paari päeva jooksul ja et ma tean, kõik tahaks öelda aitäh ja tänada, aga ma ei saa neid voice'i peale panna, nii et ma tänan kõigi eest. Et ilusat õhtut kõigile. Aitäh, head õhtut!